Tere taas kõikidele minu vaatajatele, minu uutele tulijatele, tere tulemast minu kanalile ja tervitused ka kõikidele nendele, kes on minu kanalit juba tellinud. Tänases videos ma kaarte ei lao, vaid ma lihtsalt räägin ühel kõige enam minule tulnud küsimustes palvega teha eraladumisi on see läbiv teema, kui suhtes on kolmas. Ja sageli küsitakse ka seda, kas selles suhtes on kolmas. Kui teil on need probleemid, siis kuulake seda videot. Kui teil ei ole neid probleeme, võite ikka kuulata, sest võib-olla midagi on siit teile kõrva taha panna. Ma räägin nendest kogemustest, mis ma olen näinud oma sõprade, tuttavate pealt. Nendest olukordadest, mida ma olen näinud, kui ma laon inimestele kaarte. Vahest on see olukord ikka niivõrd hull, niivõrd traagiline ja nii palju pisaraid täis, et tegelikult ma teate kõike muidugi ma ei räägigi, sellepärast et see oleks päris raske. Aga ma ei tea, miks. Need kolmandaid osapooli seal suhtes on tegelikult olnud läbi aegade ja neid oli ja tuleb ka tulevikus. Ja ma ei tea, milles see on. Kas on siis see nii suur ebakindlus või on see tüdimus, mis tuleb nii kiiresti? Või sellele ei ole, ma arvan, ühist vastust. Ja siia ette ma olen täna pannud lihtsalt armastajate kaardi, mis on siis kõige oodatum kaart üldse suhteladumises. Rahvaeli 5, mis on siis karikate 5, mis tähendab väga suurt kriisi. Mulle väga meeldib see pilt. Ja samas on ka niimoodi, et kõik juhtub põhjusega. Vabasta kahetsuse, võta vastu võimalused õnneks. Leia asja hea külg. Mulle meeldib väga see väga ilus sale naine, aga ta ei vaata selle mehe poole, ta vaatab peeglisse ja peeglis tegelikult ei paista ei teda, seda sarmikat meesterahvast siin taga, ega paista ka mingit kolmandat osapoolt. Peeglist lihtsalt paistab hoopis midagi muud. Rahvaeli 2, mis on väga oodatud kaart samamoodi suhteladumises. 2 südant, mis on pühendunud millegi imelise loomisele. Hingesugulased, ära anna alla nende suhtes, keda armastad. Mulle väga meeldib see lause, sellepärast, et väga ohtlik on see asi siis, kui selles suhtes, kuhu tuleb kolmas osapool, siis, kui sinna tulevad mängutunded. Ma olen hästi palju kuulnud selliseid arvamusi, et kuulge, et see on ju mingisugune armumine ja et see ei ole mingi armastus. Kuidas te ajate selle armastusega segi? Teate, sellel ei ole vahet. Need on tunded. Ja kui need tunded on nii üleval, emotsioonid on nii üleval, siis mõeldaksegi kõik kuud ja tähed kokku ja mida kõike veel. Ja siis tegelikult ükskõik, kas on siis armumine, kas on ülekasvanud armastuseks, kuidas te seda iseendale selgeks teete, siis on see äärmiselt. Siis tuleb juba siia sisse traagika, siis tuleb siia sisse kurbus, tulevad väga sügavad, väga rasked energiad. Siis ma rääkisin, kui suhtes on kolmas. Siis on siin ju tegelikult ka mees, naine, kes on suhtes ja sinna juurde tuleb siis kas teine naine või teine mees. Ja siin ei ole tegelikult enam tähtsust, eks ole, ühesõnaga, et
kui ma ütlen nüüd niimoodi, et pöörake ringi ja vaadake, siis ühesõnaga niimoodi. Ja mind ajendas midagi seda video tegema ja natuke aega tagasi ma panin üles enda ühe video ja kus tuli väga selgelt välja täpselt see probleem, et selles suhtes on kolmas. Seal tundus olevat küll niimoodi, et seal oli nagu naisel 2 meest, üks noorem, teine vanem ja ega seal ei ole tegelikult üldse mingit vahet, kas seal on noorem või seal on vanem, no kui suhtes on keegi kolmas, siis selles suhtes lihtsalt on kolmas ja see ei oma tegelikult mitte mingisugust tähtsust, millises staatuses või millises vanuselises olekus parajasti need inimesed on. Ja siis ma mõtlesingi, et ma olen väga kaua mõelnud, et ma teen puhtalt kaardi ladumise selle peale, kas selles suhtes on kolmas, aga kuna see tuli tegelikult mu selles eelmises ladumises väga selgelt välja, siis ma mõtlesin, et ma teen selle kohta ka eraldi video. Ma räägin natukene sellest energeetikast, ma olen vaadanud inimeste energeetikat siis, kui selles suhtes on kolmandad osapooled ja ma ütlen veel kord, nagu ma ütlesin ka selles eelmises videos, te võite vaadata seda, seal oli nagu läbi kaartide, tuli see välja see, kas need probleemid lahenevad. Et selles videos oli väga selgelt, ma seletasin ka teatud asjad lahti ja ma ütlen ka siin, et 4 inimest on sellisel juhul selles suhtes juba. On siis 2 abikaasad, kes elavad koos, siis armuke ja tegelikult ju väga tihti on ka sellel armukesel endal naine või mees või abikaasa kodus. Ja siis lähevad need 4-kordsed energiat segamini. Ja teate, nii nagu ma ütlesin ka selles eelmises videos, teate, te ei taha seda teada ja te ei taha seda näha, mis seal toimub. Ja see on tegelikult ikkagi päris keeruline ja päris raske ja kõige raskem on pärast, ütleme, kui need suhted on lõppenud, ükskõik mis pidi need suhted on lõppenud, kas need abikaasad lahutavad, kas need armukesed lähevad lahku, siin ei ole mitte mingisugust vahet, kui see suhe lõpeb, siis ma ei tea, seda energiat annab korrastada endal ja kui te pöördute võib-olla kellegi juurde, kelle kaudu te soovite seda puhastada või korrastada, sest see on ikka, see ei ole, ma ei oska seda kirjeldada sõnadega, aga seal on täielikult pudru ja kapsad ja sellepärast tulebki siit ka selline ütlemine, et iga naine tunneb selle ära, kui tema mehel on teine või iga mees tunneb selle ära, kui tema naisel on teine, siis tegelikult sellel on väga suur tõepõhi all. Need inimesed sageli alguses ei saa üldse aru, mis toimub, miks toimub, lisaks sellele, et mehed või naised või need osapooled peidavad oma telefone või hoiavad kogu see aeg telefoni enda juures või lähevad rõdule tegema suitsu näiteks ja suitsetavad seal väga kaua ja siis naine näeb toast, kuidas siis nagu telefonis ju, sa ei saa seal midagi teha, siis läheb ju lamp põlema või vastupidi ühesõnaga. Ja siis ongi niimoodi, et see teine naine nagu või teine mees ei saa tegelikult aru, mis toimub, aga talle antakse tema energeetikasse lihtsalt julmalt tungis sisse teine inimene, teised inimesed. Ja sellepärast ongi sellel tõepõhi all, et seda on väga lihtne tegelikult tunda ja kui naine või mees tunneb neid tundeid, et seal on keegi teine või midagi on nüüd kapitaalselt teistmoodi, siis see tunne on õige. Ja siis ongi, siin tulebki siis see sisetunne. See on tegelikult väga suur tragöödia kõikidele nendele osapooltele ja sageli tegelikult satutakse nendesse olukordadesse väga tihti ka niimoodi, et see on väga ootamatu. Selleks ei olda mitte kunagi valmis tegelikult ja selleks ei saada ka mitte kunagi valmis. Ja nii nagu tegelikult, kui tuleb ka kahevaba ja vallalise ellu armastus, suur armastus, siis
selleks ei olda ka mingil määral valmis, aga see kohanemisprotsess on kuidagi, see on hoopis teistsugune ja seda teemat ma siin ei puuduta, see ei ole üldse see teema. Väga raske on siis, kui sellistes suhetes tegelikult tuleb nagu juurde teine naine. Sellepärast, et kahe naise energeetika põrkumine on tegelikult natukene teravam ja ta on raskem, kui on kahe mehe energia põrkumine. See lihtsalt on nii, ma ei oska seda seletada, miks see niimoodi on, aga ma lihtsalt saan teile seda öelda, et see niimoodi on, sellepärast et ma olen saanud sellise informatsiooni kuskilt kõrgemalt. Ja väga keeruline ja raske on see siis, kui see üks naine on vallaline, see, kes on nagu selles armukese staatuses, on vallaline ja väga sageli on olukord sellised, et see on ka sellest mehest võib-olla tunduvalt noorem. Selliseid olukordi on tegelikult, võtame meie avalikku elu ja on väga-väga paljud tuntud inimesed avalikult üle elanud, läbi elanud ja nii mõningadki nendest on oma abielu lahutanud ja on läinud nende nooremate naiste juurde, kuid tegelikult väga suur enamus seda tegelikult siiski ei tee. Kas tuleb siis sellel nooremal naisel mõistus pähe või tuleb mehel mõistus koju või ei ole mitte kumbagi, aga siis see üks teine osapool toob selle mõistuse koju. Ja siis on see nagu sellepärast lihtsalt raske, et võib-olla natukene kergem on neid probleeme nagu eemal hoida ja üldse nagu suhtuda sellesse siis, kui mõlemad osapooled on seotud. Et siis on nagu niimoodi, et minnakse koju oma meeste naiste juurde, mis on ka tegelikult täielik energia lõhkumine. Aga kui see üks poolekene, seal mul just oli hiljuti üks kaardi lugemine sellel teemal ja kui see üks vaene poolekene, kes on nagu vaba ja vallaline ja kellel on võib-olla see esimene väga suur armastus, siis see ei suuda seda tegelikult nagu mitte kuidagi enda küljest lahti haakida ja ta ei suuda sellest suhtest mitte kuidagi välja rulluda, kuigi on näha, et sealt ei tule tegelikult absoluutselt mitte midagi. Kõige parem on muidugi, kui me üldse ei satuks sellistesse olukordadesse, sellistesse suhetesse ja kui on, siis tegelikult kui on seal kolmas osapool, siis see ei ole enam suhe. Kui seal abielus on kolmas osapool, siis see ei ole enam abielu energeetiliselt. Kui on suhe ja kui on abielus, siis seal on ainult kaks inimest. Ja kui tuleb sinna kolmas, siis tuleb see sealt lihtsalt välja minema tõrjuda, minema ajada, lõpetada nii võimalikult varase suhe, kui vähegi võimalik. Ja kui te tõesti otsustate, et te lähete lahku, te lähete selle teise juurde, siis tuleb seda teha Jumala eest kiiremas korras. Tavaliselt sellised suhted, ma ei tea, miks see on niimoodi, venivad aastate pikkusteks, väga piinavateks suheteks kõigele kolmele, sest ma ütlen, et kui see naine või mees seda reaalselt ei tea, siis ta tunnetab seda ja kui ta ei tunneta seda, siis tema energeetikas, tema aura väljas on sees need kolmandad inimesed, kolmandad osapooled ja siis enam. Nii nagu ma eelnevalt mainisin, see ei ole suhe ja see ei ole ka enam abielu. Kui lähevad sealt välja need kolmandad osapooled, siis nad jäävad tegelikult sellesse energiasse ja energia välja veel väga pikkadeks ajast, tegelikult aastateks, ja ma praegu ütlesin siin väga pikaks ajaks, ma tahtsin öelda, ja tegelikult ka aastateks. Ja see olenebki kõik nagu sealt teistpoolt, et kui kaua see suhe nagu üldse kestis. Miks sellised suhted tekivad? Selleks on täpselt sama palju erinevaid põhjuseid,
kui selleks, miks sellised suhted. Tegelikult enamuses nii kurb kui asjaosalistele ja eriti nendele pooltele, kes on selles suhtes üksinda ja juurde tulnud, see tegelikult lõpeb krahiga, see lihtsalt lõpeb. On jah tõesti väheseid neid inimesi, kes otsustavad tulla siis ära ja alustada oma elu täiesti uuest nurgast, uute algustega, uuelt kohalt. Aga üldiselt neid on tegelikult paraku vähemuses kui neid, kes ikka tõesti siis lõpetavad oma eelnevad suhted. See ongi niimoodi, et tavaliselt, nii nagu öeldakse, et loodus nagu tühja kohta ei salli ja öeldakse, et kui ei ole probleeme, siis ei tule ka suhetesse kedagi juurde, siis ka sellel lausel on tegelikult üpriski suur tõepõhi all. Sest kui on ikka kõik on korras, kõik on ideaalne, siis loomulikult muidugi mitte keegi, mitte kumbki osapool ei lähe teist vaatama, aga see võib ka vahest olla selline mingi pime juhus, et tõesti kõik võib olla korras, kõik on ideaalne, aga siis tuleb üks mingi kolleeg näiteks, sellepärast, et tegelikult me veedame ju, te teate ju isegi, kui me oleme 8–5 tööl, need, kes käivad 8–5 tööl kontorites, siis enamus enda päevast me oleme kontoris, me oleme tööl, siis me tuleme koju, me natukene oleme, läheme magame, hommikul tõuseme ja kuhu me uuesti läheme? Jälle sinna tööle ja jälle sinna kontorisse. Ja jälle siis sinna, kus on võib-olla need kaunid daamid, kus on need sarmantsed härrasmehed, kes iganes. Ja väga-väga palju selliseid suhteid tekibki just nagu tööl ja töö tasapinnal. Ja sellepärast ongi nagu öeldud, et tööl on ohtlik käia karikate kaartide seisukohalt ja seda olen ma ka tegelikult väga palju oma ladumistes näinud, et need suhted, ja isegi siis, kui see inimene tegelikult ei tulegi minu käest küsima, siis ja kui ma panen näiteks töökohta, siis vahest ma näen küll ära, aga ma ei ütle muidugi, et kuule, et sa tegelikult võib-olla tulid hoopis teist asja küsima, aga ega ma siis seda ei räägi, sellepärast, et tuleb olla aus ja tuleb küsida konkreetselt, et ma tahan teada, mul on tööl suhe ja kuidas sellega läheb, aga mitte niimoodi, et vaadake minu tööalaseid, et kuidas mul tööl läheb ja siis niimoodi lähebki, aga siis need on vahest väga niisugused natukene naljakad situatsioonid, aga vahest need ei vii ka muidugi ja enamus kordadel need ei vii need ei vii lihtsalt nii kaugele. Et sellepärast ongi nagu niisuguseid kontorisuhteid kõige tihedamini lihtsalt sellepärast, et need inimesed veedavad valdava osa oma päevast koos. Ja kui seal on veel mingid avatud kontorid ja nii nagu tänapäeval on, et ei ole keegi oma korrusel ja oma kabinetis ja tekkisid ka siis neid suhteid, aga praegu on need eriti, kui on suvepäevad, talvepäevad, jõulupeod, jaanipeod, mis peod kõik kokku ühesõnaga ja siis niimoodi see läheb ühesõnaga. Ja väga kerge on siis, kui on niisugused tegu väga suurte kontsernidega, siis seal on ju kõige kergem ja tavaliselt need tekivadki niimoodi. Teine valdkond, mis on minu arust kõige suuremat traagikat täis, on see, kui sellised kõrvalsuhted tekivad sõpruskonnas. Kui need tekivad sõpruskonnas, kui saavad kokku sõprade naised, sõbrannade mehed, minu arust on see nagu kõige traagilisem või sugulastel seal vendadega, naistega, õdedega, see on nüüd muster, mis on tulnud kuskilt väga kaugelt ja mis on täielikult lahendamata jäänud ja need suhted on alati lõppenud väga traagiliselt ja kui need välja on tulnud, siis need on purustanud võib-olla kogu elu lõpuni nende inimeste, nende perekondade
nende sugulaste vahelised suhted. Sest see naine võib mehele andestada ja mees võib naisele andestada. Aga ma ei kujuta ette, kuidas te lähete siis kuskile suguvõsa kokkutulekule või siis, ja kui te olete olnud seal või vendade või naistega või armukesed, et tavaliselt lihtsalt see lõpetab ka sellise läbikäimise või läbisaamise. Ja kui seal toimubki edaspidi mingisugust läbikäimist või läbisaamist ei toimu kindlasti enam midagi või läbikäimist, siis on seal samamoodi, et see valu kistakse uuesti ülesse ja seal on, need on ka asjad, mis tegelikult on väga valusad ja väga traagilised. Ja need on nagu 2 põhilist, kus need saavad üldse nagu tekkida. Ja muidugi siis on ka veel võib-olla mingeid kolmandaid, saadakse reisidel tuttavaks või tavaliselt reisile nagu mees ja naine eraldi ei lähe, aga ka kindlasti minnakse ja minnakse võib-olla väga teadlikult. Ja siin ongi 2 liiki, need teadlikud mehed, kes otsivad armukesi suhetesse 3. osapoolt, teadlikud naised, kes otsivad teadlikult suhetesse 3. osapooli ja need siis võivad ka nendel reisidel kokku saada. Et kõige rohkem sellel teemal ma tahtsingi puudutada just seda energeetikat, et millistel puhkudel need on nagu kõige valusamini ja tegelikult need jäljed ja need armid, et need, see kaob võib-olla aastatega. Aga mõni inimene, mõni naine ütleb, et ma ei andesta mitte kunagi oma mehele seda, kuigi nad on koos edasi. Ja ka mõni mees ütleb, et ma ei andesta seda mitte kunagi oma naisele, kuigi ma olen koos. Et seda, millist valu, millist pettumust, millist kaost tunnevad need inimesed, seda teavad ainult need, kes on need asjad läbi elanud. Ja see on ka asi, mida mitte kellegile tegelikult ei ole vaja. Ja me ei peaks õppima sellistest asjadest. Sest minu üldse selle video eesmärk on nagu see, et kui suhtesse tekivad probleemid, siis istuge inimesed maha, rääkige oma asjad selgeks, ärge minge otsima 3., 4. osapooli, sest siis ei ole see enam suhe, siis ei ole see enam abielu. Te võite seal käia, te võite käia niimoodi, et võib-olla see naine või mees ei saa mitte iialgi sellest aru. Aga ma ütlen veel kord, kui te teaksite seda, te ei taha näha seda energeetikat, te tõesti ei taha, on parem, kui te seda ei näe. Et istuge maha, rääkige oma asjad selgeks. Ärge tooge Jumala eest neid 3. osapooli oma suhtesse. Sest see ei ole mitte kunagi mitte kellegi probleeme lahendanud ja see ei ole mitte kunagi olnud mitte mingi asja lahendus. Tegelikult on see väga suur tragöödia. Ja päris kindlasti ma arvan, et kõige rohkem pisaraid on valatud, purunenud suhete pärast. Sellepärast, kui saadakse teada, et seal on 3. osapool ja kõik, mis siis puudutab seda. Ja võib-olla on see ka suhte kõige suurem proovilepanek ja katsumus ja on ju ka paare, kes tegelikult alustavad, on jätnud oma 3., 4. osapooled ja on alustanud täiesti uue koha pealt. Ja on ka neid, ma tean näiteks ühte paari sellist, kes alustas täiesti uut elu, täiesti tühja koha pealt, nad olid küll vahepeal natukene lahus, aga nad alustasid uuesti. Kui teil tekib, kui teile meeldis see video, ma tunnen, et ma pean lõpetama, ma rohkem sellel teemal ei räägi. Kui teile meeldis see video, siis laikige, hakake minu kanali tellijateks. Kui teil tekkis küsimusi või üldse mingites muudes valdkondades, siis minu meiliaadress on siin all ja kirjutage mulle alati. Teeme eraladumisi, kui te soovite seda.
ja tänaseks ilusat rahulikku kahekesi olemist, teineteise nautimist. Ärge laske neid kolmandaid osapooli enda suhtesse. Rääkige ise oma asjad selgeks, kui teil on probleeme. Ilusat õhtut teile. Näeme jälle.